Tere tulemast meestele testi rubriiki siin hallis Eesti sügises. Meil on täna testimiseks Xpeng G9 mudel. See on siis Xpengi nii-öelda tippmudel. Auto on pärit Luxury Motorsist. Luxury Motors on siis Xpengi maaletooja. Xpeng Hiina tootja, elektriauto, 5% omab osalustel Volkswagen. Tänase osa on teieni toonud Autopay. Vaata järgi soodsam pakkumine meesteleht.autopay.ee. Täna vaatame, kellele see auto võiks sobida. 3 asja, mis meeldivad, 3, mis ei meeldi ja pole muud kui hüppame rooli. No nii, alustame sõitu Xpeng G9-ga. Lülitame siit massaaži sisse. Ja kuidas meil üldine see sõidu tunnetus siin on, kui rullikud hakkavad selja peale enda tööd tegema? Ruumi on, välja näeb ilusti, peeglid on suured. Ainus asi, tagasivaate peeglist nüüd keskelt vaadates jäävad peatoed jäävad natukene ette, kui tagant oled harjuma nii-öelda vaatama siis seda vaate välja, kes taga sõidab ja nii edasi. Aga sellega harjub tegelikult ilusti ära ja põhisuund liikluses nagunii on mõistlik ette hoida. Aga lisaks vedrustus on vaikne, rehvimüra on vaikne. Seda vedrustust ma eile proovisin põhjalikumalt natukene erinevate selliste pinnast teede peal ja väga ilusti summutab ära. Et tihtipeale kehvem asfaldi peal muidu ja ka augulistel teedel on tihtipeale vedrustus just see, kus sul tuleb nii-öelda see põhimüra sisse, isegi siis, kui on tegu pakettakendega. Aga siin ütleme nii, et seda probleemi ei esine. Mootorimüra muidugi elektriga ei ole. Aga lihtsalt jah, vahel on elektriautodes see, et see üle lisanduv kumin, mis tuleb näiteks, vahet ei ole, kas siis rehvi alt või tuulest, jubedalt kandub salongi. Siin on seis suhteliselt mõnus väikne. Aga loetleme siia vahele 3 huvitavat fakti ka antud auto kohta. Üks on siis see, et sõiduulatus 520 kilomeetrit. No see loomulikult sõltub ka sellest, mis temperatuur on, kus me sõidame nii edasi, aga suhteliselt suur sõiduulatus. Mis nüüd olulisem on siis see, et see laadimiskiirus 10–80%-ni, kui sa saad piisava jõudlusega laadija, siis on ajaliselt 20 minutit 80%-ni, nii et mis ta meile annab, siis circa 400 kilomeetrit peaks saama ühe kohvipausiga juurde. Ja see on päris hea võimalus. 3. asi kuulub antud firmast siis 5% Volkswagenile. Volkswagen Grupile 4,99, kui täpne olla, nad tegid 700 miljonilist tehingu kunagi aastal 2023. Nii et ma ei tea, kas need punktuaalselt kuupäev nagu oma rolli või oma, aga mida see näitab? Näitab seda, et antud firma vastu Vaak-grupil on huvi siis tehnoloogia ja kõige muu suhtes ja tõenäoliselt seda ka põhjusega. Ja mis siin autos vajab mainimist, on see helisüsteem. See tünn audio koos korraliku mürasummutusega ustes ja igal pool mujal annab väga kvaliteetset heli. Ma ei tea, kas ta siis midagi edasi annab, aga tõesti, kui sa natukene sukest kangema bassiga muusikat kuula, ma panin siin mingisuguse vähe tummisema loo, siis siin on seda nagu jõudu ja mahtu on lõputult. Ja pull asi, sest et päris paljud uued helisüsteemid mängivad kõrgeid väga hästi, aga madalatega vahepeal jäävad jänni ja siin seda häda õnneks ei ole. Nüüd, kui veel rääkida siin autotehnikast ja kõigest sellest, mis siin peal on, telefoniga ühendub lihtsasti ära kõik sellised baasasjad, mida täna ootaks on nagu olemas, aga lisaks on autol 10 kaamerat. Ja see ei olegi kusjuures siuke overkill, sest igal sellel kaameral on oma suund, oma funktsioon, mida ta täidab. Sul on esikaamera, kui sa aiast välja keerab pime nurka, ta näitab ilusti sulle tänava ära, taha ja samamoodi parkimisel. Automaatne parkimine on olemas, valid parkimiskoha ja annad käsu kätte, auto pargib end ise ära, nii et natuke pead veel sõita oskama, aga pool tööd teeb ta ära, kui käsud õigesti kätte anda. No nii, ja hakkame siin maantee lõigule jõudma linnast välja. Vaatame siis huviga, kuidas ta suurematel kiirustel töötab. Saab selle hea tünn audio süsteemi siin tööle lülitada, muusika natuke peale panna ja vaatame siis, kuidas meil see linnast väljas. Oi jah, no jah, see nali naljaks. Tegelikult piirkiirus 80-75 siin lõigul. No momendiga käes, 0-100 aeg antud autol, 4,2 sekundit ja see minek on vahetu, see minek on kohene, see minek on ilma igasuguste käikudeta, ilma igasuguse ooteajata, nagu elektriautole kohane, aga suure auto kohta. Midagi pärast see, kui suurt autot väledalt edasi liigutada, selles on midagi niisugust
lahedamad kui võib-olla niisuguse väga väikse taskuraketi feeling on lihtsalt teistsugune ja siin igatahes see 2,5 tonni käib väga kergelt edasi ja see on tegelikult väga mõnus tunne. Nii, ja kuna see auto oskab ennast ise parkida, oskab siin 100 asja veel, siis proovime ta selle autopiloti ära. Siin on ilusti meil 70 lõik. Vaatame korraks, kas ta tahab meil on siduda ilusti. Ja olemegi autopiloti peal siis. Ma ei hakka käsi päris roolilt ära võtma, liiklust on, aga lasen tal endal juhtida. Hoiab ridasid, hoiab eessõitjaga distantsi, näitab ekraanil ka kõrval liikuvat autot ilusti. Nii et tegelikult täiesti võimekas maanteel pool seda tööd ära tegema. Ma nüüd ei tea, kuidas kellelgi on need harjumused. Ma ise ei ole selle fänn, et täielikult see kontroll autole üle anda, aga eks see on aja küsimus, aga ta teeb seda efektiivselt ja ütleme nii, et laisemal päeval on kindlasti abiks. Väsinuna ei tasu rooli kunagi minna, nii et selleks puhuks ei soovita. Aga tasub ära proovida igatahes. Ja kui siin sõita, siis ütleme, on mitte kuulda müra. Ehk siis see salongi müraisolatsioon on väga vaikne ja isiklikult ma olen alati arvanud, et premium-klassi ja luksusklassi autodele väga hästi saab sobima see elektriauto funktsioon, sest et sul on rehvimüra summutatud ja müramatte piisavalt pandud ja samal ajal, kui niisuguses sportlikumas autos võib-olla sa tahaksid hääli kuulda nagu mõnegi teise niisuguse aktiivsema tegevuse juures neid nimetamata, siis sellises vaikust, stabiilsust ja vibratsioonitust eeldavas keskkonnas on see täiesti ideaalne. Ja tagaiste. Siin on ruumi igas suunas, kus sa vaatad pearuumi, küljeruumi, nii et siin tegelikult mahuks 3 täiskasvanuga ka ära, aga see iste ise on niisugune natukene korvjas, ma arvan, et 2 inimesele väga mugav. Vaatame, kas siit tulevad meil topsihoidjad välja, ei pea isegi otsima, et niisugune suhteliselt hea ergonoomika ja paigutus, laadimisvõimalused siit alt, siit saab õhutust reguleerida, temperatuuri siit eraldi ei ole, külje pealt saab istmeid natukene pikendada ja tagasi tõmmata ja muid asju sättida, istme soojendused on samuti siin olemas. Nii et jah, miks mitte, kus juures, näete, leidsin kogemata massaaži ka üles. Jah, ma jään siia kauemaks, teie proovige, see lihtsalt ise juba järgi. Xpeng G9 esistuja rida on siis mõnus overplace tegelikult, mis on huvitav, sul on kõrvalistujale eraldi ekraan, kus siis on erinevad äpid ja asjad, saab siin meelelahutust kasutada, kui näiteks telefon on koju jäänud või aku tühjaks saanud, aga aku tühjaks tegelikult ei saa. 2 kiirlaadjat on siis siin kohe olemas, topsihoidjad 2 topsile siin, Dynaudio kõlarid selles kallimas variandis, siin on siis napanahk, kõik need armatuurid asjad on samamoodi nahaga tehtud ja Dynaudio kõlarid siin ustest samamoodi, nii et siuke kena koht, võib-olla natukene lihtne on see armatuuri pealne ja rool ise, aga see ei ole miinus, lihtsalt selline väike disaini eripära. Nii aeg kokkuvõtteks. Arutame 3 asjast, mis võib-olla nii väga kõigile ei pruugi meeldida. Üks on siis, me ei ole veel harjunud selle Hiina disainiga ja see kindlasti võtab natuke aega. Teine asi, kuni 30 km tunnis. Ta teeb sellist kerget muusikalist välismüra, see on Euroopa regulatsioonidest tingitud, elektriautodel on kohustuslik teatud mürafoon tekitada madalamatel kiirustel, aga vahepeal võib ta tunduda harjumatu ja kolmandaks, sees võiks natukene olla rohkem nuppe, kõik need käsklused on ekraanil, moodne värk, ajab harjumist, aga jõuame plussideni. Esiteks, üle 500 kilomeetri saab selle ühe laadimisega läbida ja tegelikult päris kiiresti laadida, see 10–80% 20 minutiga, kui on laadimisvõimsus olemas, on väga hea elektriauto puhul. Teine asi, sul on väga hea heliisolatsioon ja väga hea heli, see Dynaudio sound on hea ja mürasummutus on igati adekvaatne, rehvi müra ei sega ja kolmandaks, ta hinnaklass selle eest, mis sa saad, tahame või ei taha, meeldib või ei meeldi, on tegelikult, ütleme nii, et ta platseerub ikkagi hinnakvaliteedi mõttes täna üsna siuksele õigele pulgale. Kellele ta võiks sobida? Kui sa oled suuremat elektriautot vaatamas, igal juhul tasuta järgi proovida ja me täname siinkohal Luxury Motorsit, kes selle auto on meile andnud. Auto on esimesed paarsada kilomeetrit läbinud, proovi sinagi järgi. Tänase osa on teieni toonud Autopay. Kui tahad soodsamat intressi, vaata meesteleht.autopay.ee ja meie kohtume teiega juba järgmises Meesteleht testirubriigis.